Tere kevade õhtut ja ilusat kevadet kõigile. Täna algas kevad ja kuna kõik kirjutasid, et nad kuulavad tagant järgi, et kõik on sõidus, kevad käes, kõik sõidavad ringi, siis ma loen selle sissejuhatuse täna sisse. Ja, jah, sissejuhatuse loen. Et siis raamat on Sinu keha räägib sinuga mõtete, tunnete mõju tervisele. Inimesed on ääretult osavad leiutama tehnoloogiliselt uskumatult keerukaid aparaate ja looma hämmastavalt kauneid taieseid, mõistma üksikasjalikke teaduslikke teooriaid ja komponeerima ülevaid muusikateoseid. Rassina oleme arendanud ja arendame veelgi oma vaimseid ja loovaid võimeid üle igasuguste piiride, kuid on üks valdkond, kus meie mõistmisvõime takerdub. Kuigi võime sooritada lende kosmosesse ja teha oletusi universumi tekke kohta, ei suuda me üheselt mõista, kuidas toimib meie keha. Viimase 1000 aasta jooksul on tekkinud arvukalt erinevaid käsitlusi keha mõistmiseks. Need kõik on oma kontekstis täiesti paikapidavad, ehkki erinevad üksteisest oluliselt. Läänemaailmas usub enamik inimesi, et keha on asi, masin, mida on vaja varustada kütusega, toiduga ja veega ja treenida lootuses, et see aitab teda töökorras hoida. Me naudime mõnusid, mida keha meile pakub ja näeme vaeva, et säilitada tema hea väljanägemine. Kui selles masinas midagi takerdub, siis on võimalik seda mehaaniliselt parandada. Hädasid ravitakse kirurgia, kiiritusravi või rohtudega. Häiriv detail eemaldatakse või lülitatakse kemikaalide abil välja ja elu läheb edasi nagu varem. Selles mõttes on lääne meditsiin teinud imesid. Kui vaadata toimunud läbimurdeid, siis on need tähelepanuväärsed. Penitsiliini ja vaktsineerimine, laserkirurgia ja elundite siirdamine, kui nimetada vaid mõnda. Arstiteadus on päästnud miljoneid elusid ja vähendanud oluliselt inimeste kannatusi. Tänapäevane arusaam kehast kui masinast ja selle valest toimimise võimalustest on vaieldamatult muljetavaldav. Ometi ei anna allopaatia alati tulemusi, see tähendab see läänemeditsiin. Mõnikord põhjustavad ravimite kõrvalmõjud soovimatuid komplikatsioone, isegi kui esialgne häda on välja ravitud, võivad tekkida muud probleemid. Probleem võib jääda ka meditsiini vallas väljapoole. Ravimid ei pruugi olla lihtsalt kättesaadavad. Palju leidub stressiga seotud haigusi ja nende esinemissagedus kasvab kiiresti. Otseselt stressist põhjustatud haigused on migreen, haavandid, häiritud soolesündroom, kõrge vererõhk, astma, lihaspinge, kurnatus. Stressi tekitavate haiguste hulka kuuluvad vähk, skleroosis multiplex. Allopaatia ei paku ravimeid stressi vastu. Tänapäeva meditsiin ei tunnista patsiendi vaimse ja emotsionaalse seisundi mõju füüsilisele tervisele, nii et ühtki neist stressiga seotud haigustest pole võimalik ravida. Ometi pöördub 70% patsientidest arsti poole just stressiga seotud haiguste pärast. Hippokratese ajal arvestas arst peale patsiendi füüsiliste sümptomite ka kliima, rassi, soo, elamistingimuste ning sotsiaalse ja poliitilise keskkonnaga. Isegi enne teist maailmasõda tundis ja ravis perearst kogu perekonda, kasutades võib-olla ravimtaimi või soovitades hiljuti avastatud ravimeid.
Pärast sõda, kui tehnoloogia hakkas plahvatuslikult arenema, pidid arstid spetsialiseeruma kitsamale erialale. Perearst ei olnud enam psühhoterapeut või nõustaja. See töö jäi teistele. Rahvaarvu ja nõudmiste kasvades ei jäänud arstidel enam aega muuks kui vaid retseptide kirjutamiseks. Isiklike suhete asemel soosib tänapäeva meditsiin umbisikulist tehingut, mis on oma olemuselt masina parandamine. Selline mehhanistlik suhtumine on tekitanud tühiku meie suhetes kehaga. Me võime läbi viia korrigeerivaid protseduure ja parandada midagi, mis on valesti, kuid meil pole aimugi selle masina elavast sisemusest ja energiast, mis selle liikuma paneb. Idamaades, eriti Hiinas ja Jaapanis, on suhtumine täiesti erinev. Keha ei peeta masinaks, selles nähakse energeetilist süsteemi. See arusaam on palju vanem kui läänelik mudel. See ulatub vähemalt 5000 aastat tagasi. Ja see on tõestanud end ülimalt efektiivse ravimeetodina. Idameditsiini aluseks on täpselt kaardistatud energia, mis voolab läbi keha. Neil kaartidel on märgitud energiatüüp, samuti see, kus ja kuidas sellel ligi pääseb. Patsientidele diagnoosi panemisel arvestatakse ka algelemente, maad, vett, puud, metalli ja õhku, kuna arvatakse, et neil on oma eriline mõju, kas positiivne või negatiivne. Haiguses nähakse tasakaalustamatust või energiavoolu blokeeringut, mida põhjustavad halvad harjumused, stress, negatiivsed emotsioonid. Tasakaalu püütakse saavutada energiavoolu reguleerimise kaudu. Kui allopaatia peab patsienti masinaks, siis akupunktuuri seisukohalt on patsient elav ja pidevalt muutuv energeetiline süsteem. Selle asemel, et näidata näpuga välistele põhjustele, kui miski on valesti, peame vaatama välismõjusid ja patsiendi eluolu, meelelaadi, tundeid ning nende vastastikuseid mõjutusi. Läänelikku suhtumist meditsiini aitavad selgitada kultuurilised ja religioossed tegurid. Varane kristlus suhtus kehasse kui millessegi, mis ohustab inimese vooruslikkust. Meelus ja hirmud olid vastuvõetamatud ja need tulid maha suruda või valla päästa pimedas ning salaja. On suurepäraselt kirjutisi varajatest missionäridest, kes jälitasid metsikuid ja patuseid havailasi, keda pidi päästma. Kõrvetavas troopika kuumuses eelistasid missionärid kanda tumedaid villaseid rõivaid, mitte avada oma keha päikesele ja riskida hirmude äratamisega. Ümbritsetuna tõmmudest, naervatest havailastest, kes olid rõõmsalt alasti või vaevalt mõne rõivatükiga kaetud, surid paljud missionärid kas palavusse või bakterite tõttu, mis nende rõivaste all sigisid. 100 aastaid on kirik pidanud inimese hinge enda omandiks ja nii eraldasid arstid keha ja vaimu, et neid ei mõistetaks ketserite ja posijatena hukka. Sellest eraldatusest tekkis uskumus, et keha on vaid masin ning psüühika ja emotsioonid seda ei mõjuta. Täiesti erinev suhtumine on omane Ameerika pärismaalaste kultuurile, kus arsti peetakse nii hinge kui ka füüsilise keha ravijaks. Siin ei eristata meelt ja keha. Kuigi šamaanil või nõidarstil ei pruugi olla meditsiinilist haridust, oskab ta tõlgendada nii igapäevasündmusi kui ka teistpoolset maailma, et aru saada haiguse konkreetsetest põhjustest. Mõnes kultuuris peetakse keha anumaks, mille abil oleme võimelised arenema oma isiklikust piiratusest kaugemale. Nii budismis kui ka hinduismis hinnatakse inimelu väga kõrgelt uskumuse tõttu, et ainult inimkehas on võimalik saavutada tõelise vaimne teostumine.
Haigust seostatakse nii vaimu kui ka kehaga, sest lõppude lõpuks on mõlemad piiratud, ebapüsivad, ajutised. Buda pakutud ravim viib täielikule vabadusele, füüsilistest piiridest kaugemale. Sellesse pilti kehasse kui masinast või kehast kui valgustumise anumast lisandub veel üks mõõde. Viimastel aastatel on läänemaailmas hakatud tunnistama keha ja meele vahelise seoseid. See arusaam ei eita haiguse orgaanilisi põhjusi, pisikuid, baktereid, mikroorganisme tekitavaid haigusi, nagu ka mürgised jäätmed, radoon, samuti on olemas geneetilise päritoluga haigused, kuid gripipuhangu ajal ei haigestu kontoris iga töötaja ning haigus ei avaldu kõigil ühtmoodi. Ilmneb, et meie emotsionaalne ja psüühiline seisund mõjutab suurel määral haiguse teket ja kulgu, samuti meie võimet terveneda. Meditsiin hakkab nägema, et haigusest ei saa rääkida, arvestamata elustiili, toitumist, sotsiaalset miljööd, keskkonda ja mis kõige huvitavam on teadvust ja emotsioone. Käesoleva raamatu teemaks on meele ja keha vastastikune mõju. Me vaatleme suurt hulka viise, kuidas tervenemise ja arenemise eesmärgil on võimalik mõjutada nii meelt kui ka keha. See on uus uurimisvaldkond, kus iga päevaga saab kättesaadavaks järjest rohkem infot. Põnev on näha avaldumas keha-meele seostes peensusi. Lõpuks ometi hakkame mõistma inimmasinat kui elavat, hingavat, suhtlevat, mitmetahulist omavahelistes seostes olevat tervikut. Keha-meel hakkas mind köitma 20 aastat tagasi, kui alustasin tööd toitumise ja massaaži alal. Algul oli mul tunne, nagu avastaksin erinevaid killukesi, mis kokku pandult moodustavad füüsilise keha, imepärase kaardi, mille all on teine hinge ja emotsioonide kaart. Püüan selles raamatus anda teile võimaluse lugeda oma keha-meele kaarti. Kõigepealt tuleks raamatu esimene osa algusest lõpuni läbi lugeda, sest see käsitleb keha-meelest arusaamist. Kõiki neid loendamatuid viise, kuidas meel ja keha on omavahel seotud. Teises osas on juttu sellest, kuidas me saame kasutada seda arusaamist tervenemiseks, positiivsete meeleseisundite visualiseerimise, mediteerimise, kunstiteraapia, tantsu või väljendusliku liikumise abil. Raamatu kolmandat osa tuleks kasutada kui tervenemise käsiraamatut. Kui teil on haigus või mingi probleem, siis lugege kõigepealt vastav peatüki avalõiku. See selgitab antult valdkonna peensusi. Järgmiseks lugege oma konkreetse probleemi kohta. Sel moel saate täpsemalt ettekujutuse oma kehameele seostest. Probleemiga võivad olla seotud ka teised kehapiirkonnad, sest ükski osa meist ei ole eraldi ja omaette. Seepärast pöörake tähelepanu ka teisele probleemiga seotud peatükkidele. Ma loodan siiralt, et teid haarab oma kehameele avastamisel samasugune vaimustus nagu mind. Mõistes iseenda paljude aspektide omavahelist seost, saab selgemaks side kõigi olendite kogu elu vahel. Meie maailm toetub seostele ja suhtlemisele. Toogu selle mõistmine teile tervist ja rõõmu. Debbie Shapiro, 1996. Vot selline oli see sissejuhatus. Ja esimene osa ongi mõtte leidmine kaoses. Aga täna ma rohkem ei loe, et panen selle kinni ja ilusat õhtut.